kolmevõistkonna soovitel siis see jooks kulgemas ja vaatame, et siit joostakse suhteliselt võrdselt võrraks esimest vahetust. Võib-olla siin Rakvere kergejõustikuklubi Vike ja Martin Fink on siin eesjookse veidi kiiremini kätte saanud. Annab vahetus üle Toomas Keskkülale, kes siis jooksma nüüd teist vahetust kinni püüdma. Võit-Erik Kalmuse Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubist Vike on seda jooksu juhtimas. Tartu Kalev tulemas teisena, Lõuna Lõvi kolmandana. Karidvaatuse puhul jõud kenasti Rakvere Vike olnud vahetust jooksma Sandra Väima. Tartu Kalevi Taavet Richter ning nüüd juba nõnda kiiresti käib sündmuste vahetus ja kas on Rakvere Vike hüljes? Nii on viimast vahetust jooksmas Rakvere Vike Andri Metsalu ja väga tihe heitlus nüüd käib teisel kohale, kolmandale kohale ja kohe teise peale lõpetab Lõuna Lõvi Karl Ossist ja viimase mis teis 3-4? Tegi seda viimast. Ja võtta selle. Millest? Sajast. Kumale ta paremini reageerib jooksu. Ja tõesti tuleb jooksu kätte saanud praegu puhul Tartu Ülikooli jooksu Marek Kolmanat ja kõige nobedamat jooksma saetus jooksu kätte saanud. Eesti jookseb ka Pärnu Kalevi Siim Nurges, kes siis esimest on annavad vahetus üle Pärnu Kalevi ja annab ka Tartu Ülikooli esimesele ja Pärnu Kalev on seda jooksu juhtimas, kes on Tartu Ülikooli tulemas teisena, kolmanda neljandana Altius ja on tulemas ka Tartu Ülikool, aga igal juhul kas tõesti Pärnu Kalev on tulemas kõige nobedamat jooksu ja nüüd kerkib esile ka Altiuse klubi, need kaks Pärnu klubi Nõukoguti ja kes nüüd siis keda finissis, selles on põhiküsimus vahetus. Altusele Rait Ühesalu teeb võimsat jooksu ja toob Altius esimesena finišisse teisena spordiklubi Fortis ja lõpuks ja kolmandana Tartu Ülikool.